Mina olen Jüri Jääma, olen siis andmesaatkonna tooteomanik. RIT-is olen olnud juba tiba üle aasta. Avalikus sektoris kogemust on umbes 15 aastat kokku, ehk siis avalikus sektoris suhteliselt vana kala. Ja räägin teile täna siis, mis asi on andmesaatkond ja mis asi ei ole andmesaatkond. Et kui Taavi mainis siin alguses, et inimesed tulevad, räägivad luksist ja luksist ja luksist, siis luks tuleb peale ja tegelikult me peame vahet tegema, et mis teenusest me siis räägime. Et andmesaatkond kui selline asub siis Eestist väljaspool Luksemburgis ja see andmekeskus majutab endas tegelikult kahte teenust. Praegu on seal alates 2018. aastast on andmesaatkond kui teenus ja selle aasta oktoobrist saab seal olema teenusena ka riigipilve EU-õlg ehk siis riigipilve EU-regioon. Mis asi on andmesaatkond? Et eelmistel infopäevadel on käinud küsimused läbi, et kas me saame varundada andmesaatkonda, mis seis sellega on, kuidas läheb, siis mina olen täna see inimene, kes teile räägib, mis see on ja kuidas läheb ja kui teil on lisaküsimusi, saate pärast minu juurde tulla või pärast küsida, et mis siis on. Aga andmesaatkond tegeleb Eesti digitaalse järjepidevuse või tagab Eesti digitaalse järjepidevuse sellega, et sinna saab varundada kriitilisi andmekogusid. Ja me teeme seda välisriiki, ehk siis kui Eesti andmekeskustega peaks midagi juhtuma, me saame selle info alati välisriigist kätte. Asjad, mida sinna varundatakse, on siis kirjas määrusest nimega võrgu infosüsteemide küberturvalisuse nõuded. Selle määruse võite leida elektroonilisest riigiteatajast ja elektrooniline riigiteataja on ühtlasi ka üks kriitilistest andmekogudest, mis on andmesaatkonda varundatud. Määrus siis ütleb, et andmesaatkonda varundatakse selle süsteemi lähtekood, andmed ja taastejuhend. Ja siin kohal on taastejuhend on ääretult oluline, sest võib-olla ei ole teie see, kes seda infosüsteemi kuskil mujal kui Eestis hakkab üles panema. Andmekogusid, mida sinna varundatakse, on hetkel kokku 29. Kui me alustasime, oli neid tegelikult 12, sellel aastal lisandus veel 17. Ehk siis kasv on tegelikult sellel aastal olnud suur ja me loodame, et seda kasvu tuleb veel juurde. Et selle aasta sügisest minu hea kolleeg Allan teeb võib-olla uue vooru, leiab uued liitujad ja järgmisel aastal saame juba andmekogusid veel rohkem sinna varundada. Varundus tehakse üks kord kuus ja seda varundust testitakse siis aastas korra. Need inimesed, kes siin saalis asuvad ja seda andmesaatkonna teenust kasutavad, siis nad teavad, et selle taastetestimisega on meil probleeme ja me peame seda parandama. Et see muutuks regulaarseks ja et asutused teavad, et nende andmekogud on taastatavad ja see info on reaalselt kasutatav. Tasub veel mainimist, et RIT pakub seda teenust platvormina, ehk siis klient ise, andmekogu omanik vastutab andmekogu varundamise ja testimise eest. Et RIT saab seda natukene toetada, abi paluda meie käest, kui on mingisuguseid takistusi, näiteks varundusfaili kättesaamisel, aga vastutus selle taastamise ja kontrollimise eest on igal asutusel endal. Üks andmesaatkonna, tahaks öelda, põhitalasid või nagu võtmekohti on see, et seda varundust ei ole võimalik sealt kustutada teatud perioodi jooksul. Ehk kui sinna midagi läheb,
siis see jääb sinna ja selle kustutamiseks peab nägema palju vaeva. Ja see ongi nagu üks eesmärk. Et see oleks võimalikult keeruline, et Eesti digitaalne riik saaks ennast jätkata. No me jõuame riigipilve EU-regioonini, miks me oleme täna üldse siin või miks mina olen täna siin ja ilmselt ka teie. Et kui Arne ja Taavi rääkisid sellest, et läheb laivi EE-regioon enda 3 andmekeskusega ja läheb laivi ka EU-regioon 1 andmekeskusega, siis me räägimegi riigipilvest, mitte andmesaatkonnast. Need on 2 täiesti eraldi teenust ja nende kokkupuude on väga minimaalne. Riigipilve EU-regiooni eesmärk on siis tagada kriitiliste teenuste kättesaadavus ka väljaspool Eesti territooriumit. Andmesaatkond, varundamine, arhiveerimine, EU-regioon, live-teenuste jooksutamine. Ja kui sa oled juba riigipilve kasutaja, siis sa saad kasutada ka riigipilve EU-regiooni. Ehk siis iseteeninduses saad valida ühe linnukesena EU-regiooni, võtad selle kasutusele ja tehniliselt toimib kõik täpselt samamoodi nagu Eesti saitidega. Et mitte mingit suurt vahet ei tohiks olla. Kõik noogutavad ees pingis pead, väga hea. Ja Taavi mainis alguses, et lisateenusena saab siis Eesti regiooni andmekeskuste varundust siis replitseerida EU-regiooni. Aga see on siis riigipilve iseteeninduses lisateenus. Ja see ei ole ka andmesaatkond. Ehk kui te teete enda varundust riigipilves ja te teete seda väljaspool Eestit, ehk siis lükkate enda varunduse EU-ülla peal EU-serveritesse, siis see ei ole andmesaatkonna teenus. Nüüd selleks, et me saaksime EU-üla peale üldse hakata mingeid teenuseid pakkuma, on vaja seal nende kriitilised alusteenused kõigepealt paika panna. Selleks on plaanitud 2024. aasta lõpuks panna live-teenusena tööle riigipilve EU-õlal sellised teenused, nagu te näete. Ja kindlasti on lisaküsimusi nii veebis kui ka saalis praegu, et neid teenuseid on nagu väga vähe, mis siin ekraanil on välja toodud. Me oleme avatud ideedele, mis sinna võib veel juurde panna, aga ma ütleks, et XD või riigivõrgu DNS, riigi autentimisteenus on väga olulised selleks, et üldse teised andmekogud või süsteemid saaksid ennast siin üles panna. Me läheneme sellele samm-sammult, ehk perfect is the enemy of done. Ehk siis, kui me paneme sinna asju ülesse, me lahendame ära kriitilised sõltuvused kõigepealt ja kui me avastame, et kuulge, see on ka veel puudu, siis me paneme ka selle ülesse. Minu poolt on praegu kõik ja olen avatud küsimustele. Ja, kas meil on saalist küsimusi? Eks kokkuvõttes ma kordan veel igaks juhuks üle. Andmesaatkond, arhiveerimine, varundamine, riigipilve EU-õlg, live-teenused. Mul üks küsimus on, et see andmesaatkond versus siis nagu see riigipilve õlg on ju, et oletame, et meil on, võtame näiteks rahvastikuregistri, on tõenäoliselt ka selle 29 teenuse hulgas, mis kuuluvad siis sinna andmesaatkonna nii-öelda klientide hulka. Et oletame, et rahvastikuregistri üks õlg on ka nüüd seal EU Luxis tõenäoliselt samas datacentris. Et seal on andmed, seal on töötav teenus, seal on tõenäoliselt ka riigipilve poolt juba pakutud varundusteenus, mis töötab.
tõenäoliselt töötab seal ka repositooriumi üks õlg, ehk ka lähtekood on nagu seal. Ja nüüd on sellele rahvastikuregistril kohustus ka andmesaatkonda oma panna, nii nagu me nägime sinna andmeid varundada, sinna lähtekoodi ja kõike seda, et milliseid riske me täpselt maandame. Ma tahaks natuke kaaperdan esile, võin ise natukene vastata. Üks asi on see, mille vastu ka andmesaatkond nii-öelda esimeses etapis üldse oli nagu mõeldud ja üles ehitatud, oli ka see, et see, mis meil on selles nii-öelda arhiivis, seda ei ole võimalik enam sealt muuta, nagu Jüri ka mainis. Ehk siis ma loodan, et seda kunagi ei juhtu, aga kui meil tulevad siia rohelised mehikesed, võtavad meil kõik asjad käest ära, siis teoreetiliselt on neil võimalik ka kustutada ka kogu EU õlg ära, kui nad tahavad. Teoreetiline võimalus olemas. Andmesaatkonna asju nad ei saa kustutada, et see piirang on neil seal ees, et see on meil nagu kõige viimane tagala, mida siis sellisel viisil saab kaitsta, tehnoloogilisel viisil. Ehk siis andmesaatkond töötab selliselt, et sa laed oma failid üles, sa võid need iga kell alla laadida, aga juba olemasolevad failid sealt juba täna, need, kes sinna seda varundust teevad, nemad enam seda kustutada ega muuta ei saa. Et see, mis sinna on läinud, see sinna jäi. Ja see tagabki selle, et kui me ise enam ei kontrolli seda asja siin oma riigis, et siis ka teised ei saa seda ka relvaähvarduse mitte sealt kustutada. Siin tahab täiendada. Jaa, tere. Ma ei tahtnud isegi küsimust esitada, aga üks võib-olla probleem, mis tekib sellega, et see riigipilve EU õlg on olemuslikult natukene teine või regioon kui siis Eesti regioon. On see, et kui me hakkame mõtlema sellele, et siia Eesti riigipilve me hakkame looma mingisuguseid platvormiteenuseid, mis on käideldavad, näiteks üle mitme erineva lokatsiooni, siis see eeldab teatud sorti arhitektuuri. Ja kui me räägime nüüd, et meil on siis see Euroopa Liidu regioon, kus on ainult üks lokatsioon, siis see võib endaga kaasa tuua lihtsalt selle, et ütleme need arhitektuurimustrid, mis on platvormi teenustel hakkame looma, et need lihtsalt ei kehti seal või see on kuidagi keerulisem neid rakendada. Et see on lihtsalt tähelepanek, see ei ole küsimus sulle. Jaa, aitäh tähelepaneku eest. Et me teame, et füüsika vastu on nagu meeletult keeruline saada ja sellepärast ongi EU regioon ja tehniliselt on ta samasugune nagu Eesti, kuid seal on omad erisused, et mida me võib-olla veel isegi ei tea. Ja kuna andmesaatkond on see, kus ma ise olen ka hästi palju hands on, siis ütlen ka, et see toode ei ole kindlasti asi, mis me ütleme, et see on nüüd täna on valmis ja selliseks ta jääb. Et ta samamoodi nagu ka riigipilv, ka andmesaatkond areneb, tekivad uued mõtted. Meil on ka käinud siin vahepeal koos väike punt inimesi, kes on ka natukene ümber mõtestanud andmesaatkonna rolli ja kuidas see muster võiks seal tulevikus olla. Ehk siis andmesaatkond kindlasti ei ole selline, et see on kivisse raiutud, selline ta on ja selline on ta ka 10 aasta pärast, et kindlasti mitte. Et samamoodi tulevad mängu avalikud pilved ja nii edasi ja andmesaatkond peab selles maailmas ka kuidagi kohanema ja vaatama oma mustreid samamoodi. Aga online'is, arvestades online inimeste küsimuse ka, siis üks küsimus, kas EU regioonile tuleb ressursside lagi kiiremini ette, kui paljud seda kasutama hakkavad? Ressursside lae osas, kuna ta on tehniliselt täpselt samasugune, nagu on kõik teised 3 Eesti õlga, et ma ei usu, et see ressursilagi jõuaks kiiremini kohale. Küll aga, kui see riigipilv EU regioon on ääretult populaarne, siis me peame seda hakkama lihtsalt laiendama. Ehk siis füüsika, kettapind on piiratud, päeval, kes SMS selles mõttes minu ministeeriumi vaates pigem positiivne probleem, kui kõik saavad aru, et taaskord mõni aasta tagasi me ei rääkinud andmesaatkonnas sellises võtmes, et kõik tahavad minna. Täna olukord on muutunud, tulevad sellised küsimused, kas teil on piisavalt ruumi. Nii et positiivne probleem, tegelema sellega siis, kui see lagi hakkab meil ette tulema, et leiame siis sinna seda piisavat ressurssi juurde. Näen, et jõuan veel ühe küsimuse küsida. Kuidas kontrollitakse, et välismaale minevad varukoopiad on ka õige sisu ja valik ajalises seisukohast andmesaatkonnas? See on väga hea küsimus. Meie teenusepakkujana ei saagi seda kontrollida.
et see vastutus varundust teha ja varundust tegelikult kontrollida on teenuse kasutajal. Ehk siis see on ka mitmel koosolekul läbi käinud, et meie poolest võivad seal olla kassipildid ja koerte videod, aga see vastutus on siis asutuse enda südametunnistusel. Ehk siis kuna tegemist on nii-öelda seaduse punktiga, mida need asutused, kes sinna nimekirja on määratud, siis peavad täitma. Neil on öeldud, mida nad sinna peavad panema ja kui tihti. Ehk siis kui nad seda ei täida, siis nad lihtsalt rikuvad seadust. Aga jah, kuna sinna andmesaatkonnas seal arhiivis on asjad krüpteeritud, siis RIT-il isegi puudub teoreetiline võimalus minna sinna ja vaadata, et kes sinna, kas rahvastikuregister päriselt ka seal sees on, vaid seda peab siis rahvastikuregistri inimesed meile kinnitama, et jah, nad teevad seda, nad on kontrollinud seda ja nii edasi, ja meie peame siis seda usaldama, sest me eeldame, et ei rikuta seadust. Ja siit tuleb siis varu või taastetestimise olulisus tuleb välja, et asutus peab seda tegema ja tegelikult kinnitama, et kogu see komplekt, mis seal üleval on piisav selleks, et siis kogu andmekogu uuesti taastada. Jah, ja andmesaatkond siis osales sel aastal juba ühel õppusel ka samamoodi, kus õppuse stsenaariumis juba kasutati andmesaatkonda, et kus reaalselt siis võeti andmed uuesti alla, et neid hakata taastama. Kuna aeg läks miinusesse, siis tõmbame praegu siin joone alla. Inimesed saavad minna korra jalga sirutama. Ma näen, et siin on küsimus, aga kahjuks me ei jõua, nii et ma loodan, et seda saab pärast ka küsida. Nii et oleme siin tagasi kell, see nüüd uuendaks ära, 15.00, kus on meil siis teine plokk, nii et head kohvitamist ja online inimestele siis saate ise kohvi võtta.